Tere! Minu nimi on Ranno, mina olen Taju Resto peakokk ja me olemegi täna tulnud siia Taju Resto aladele ja mul on siin täna ka sõber kaasas, Kairi Saar. Tere! Mina olen siis Kosma peakokk ja tulime siis kutsele siia grillima. Toitudest siis teeme täna grillitud makrelli, grillime köögivilju, näiteks kapsast, tomateid ja teeme ka vardakotleti. Lisanditeks oleme mõelnud sinna juurde hästi vahvaid asju, keskendume siis köögiviljadele ja metsikutele taimedele ka. Et mina kavatsen näiteks täna terve kapsa ära grillida või siis ära kasutada, sest et jätkusuutlik lähenemine asjale on täna au sees. Lisaks paneme tomatid varda otsa, grillime samuti ära ja hiljem siis teeme sellest rabarberiga koos sellise chutney. No nii, aga siis hakkamegi süüa tegema. Ja esmalt siis pesto jaoks ma rössin ära päevalille seemned. Mul on siin juba grilli peal valmis pandud siis ka malmpann. Grillist ka pisut, sest meil on üliäge grill täna. See on tehtud siis pakust. Ja kord ikka jääb kuskil mõni pakk üle ja ei oska kuidagi sellele rakendust leida. Siis meil küll arborist võttis sae, lõikas pakule pealt väikse õõnsuse sisse. Tegime sinna keskele tule ja ütleme selle põletamisega ta tegelikult siis ise nagu natukene süvistab seda ja lõpuks ta põleb lihtsalt ära. Jätkusuutlik lähenemine jällegi. Nii. Aga teen siin siis hakkvatleti siis massi, maitsestan ära. Salat sibula, küüslaugu. Äge. Siis paneme veidikene koriandrit, peterselli. Vaatame, mis sellest asjast saab. Nii, aga siin ei ländki kaua, pann oli mõnusasti kuum. Seemned on valmis. Ja pesto tegemiseks kasutan täna uhmrit, sest et blenderi ja termomikseriga oskab igaüks pestot teha. Vahel käsitöö ei tee paha. Sööma peab ka, inimesel on lambad selle jaoks võetud. Jaa, just. Ei saa kõik püree olla. Aga mulle tegelikult tekstuurilt meeldivad need uhmri pestod ja sellised asjad isegi vaatad rohkem. Nii, väga äge. Ire Ernest on siin naati. Oblikat ma nägin. Oli tõesti. Ja see maitsetega. Natukene kaunistuseks ka. See on silmailuga. Just. Ma vaatan, kas kuskil oli siin äkki seda angervaksa ka. Kanepit on ja angervaksa peaks ka olema. Väga kihvt. Ma võtan siit seda oblika neid võisi ka. Nii, uhvrisse siis panin ürdid ja panin ka kohe soola. See aitab siis nendel ürtidel paremini sinna puruks minna. Panen ka kohe seemneid. Tavaliselt, kes on pestot teinud, teab, et siis kasutatakse seedermänni seemneid, aga meie kasutame täna siis kooritud päevalille seemneid, mis on minu meelest vaatad paremadki, maitsvamad. Mina väga peenikeseks siis endal sibulat ja küüslauku ei teinud. Meeldib, kui midagi on kambal, samamoodi. Võtaks kõik siin püreeks teha. Vaata, mis meil siin ürdiaias veel ägedat on. Värsket koriandrit. Karulauku ka. Oh yeah. Kartulist rääkides, siis oligi ju plaanis teha tuhakartulit, ehk siis sütekartulit. Lihtsalt süte peale. Paneme kartuli. Siis vahepeal natukene võib-olla keerame, et saab alt seda suuremat kuumust ja seda ei maksa üldse peljata, et ta nagu ära söestub. Väljast peabki natuke ära söestuma. Pärast murrata selle lahti või lõikata lõhe sisse, muljuta selle sisu natuke välja. Võid peale, veidi soola. Juba on äge. Siis maitsestama seda massi. Anna veidikene teravust. Peri, kas sa sööd ka srirachat nagu ketšupi asemel või? Kindlalt mitte. Mina küll söön. Mina ei armasta seda nii väga palju. No, mulle ta küll väga meeldib. Aga natukene peab teda alati sees olema. Mina lisan siis pestole natukene laimimahla. Isegi laimikoor on päris hea, mida siia panna juurde. Siin on meil soolapekkel, mis on hästi oluline minu jaoks on hakklihatoitude juures. Lisan pekki alati, see annab mahlasust talle. Ja olengi valinud küüslaugu pekki. Et kuna me kasutame veisi hakkliha ja ta on suht tuim küpsedes ja kuivaks, siis
spekk annab selle hea mahlasuse talle. Üritame selle kõik ilusaks massiks saada, siis peksame röömsaks selle hakkliha. Siis tekitame selle siduvuse. Miks veel Ranno veishakkliha hea on? Miks veel hea on? Mulle meeldib selliste masside juures. Veishakkliha puhul on ju see, et saad toorelt süüa, on ju? Jaa. Siis nagu tartar võimest, jah? Kui sul ikkagi nälg vajas on, siis kes see suudab siis ära oodata, millal sa küpsetama hakkad. Et siis... Ehk siis sisuliselt sul on praegu toit juba valmis, on ju? Sisuliselt on toit valmis leiva peale ja... Leiva peale ja läks minna. Why not? No sead kõik oma halvad mõtted välja. Aga samas pead liha röömsaks jätma. Ma arvan, et see võiks täitsa siste sisse panna sinna. Siis pärast poole nuputame, kas on kartul või on susi. Te ei ole seda mängu teinud või? Proovime sulle ennem või? Ei, ma tahan ise. Ma pean ka proovima. Ma annan sulle. Minu meelest on päris hea. Kapsa grillimise idee. Kunagi Muhu saarel sai nagu katsetatud, et mida võiks veel selle grillile panna ja kuidas ja kuidagi pooljuhuslikult nagu tuli, et mida siis panna. Teeme kapsast, miks mitte. See, mis välja tuli, oli nagu imeline. Äädikas on tähtis. Ja eriti, kui on veel selline värske kevadine, on ju väike kapsas, tal on nagu hästi intensiivne maitse. Minul on siin täiesti pihlaka oksast tehtud varras. Panen siia praegu kirstomatit vardasse ja grillime ära. Et miks ma ta vardasse panen, sest muidu grilli pealt tomat lihtsalt veereb maha. Kuule, Kairi, mul tuli praegu hea mõte. Kuna ma kapsast on palju ja kõik ära ei kasuta, mul tuli praegu selline mõte, et teeks kapsast kausi. Ja serveeriks selle chutney siia sisse. Tõmban ta natuke laiali ja jätan lusikaga veidi kaasa. Nii, kuule, selline kaus. Ta tegi praegu siia täitsa lõua peale. Ja selle sisu grillime ka ära. Niimoodi. Nii, ja ma pean kapsa ka grillina. Hea nõks on veel, et mina kasutan ürtide juures kõik varred ära. Et olen hästi palju igal pool näinud, et ainult nokitakse lehed. Prügikasti. Kõik on ju täiesti söödal. Täiesti. Kas tõmbame või valame kaussi kohe, jah? Jah, kukub ära siin. Nii, sain kätte. Pikkupidi. Maitsestame soola ja pipraga ära ja ongi valmis. Aga kuna grillile teeks natuke ruumi juurde, siis ma võtan ka vahepeal grillil juba ka leiva ära. Kasutame täna siis hapuleiva. Grillime sai ära, pealt krõbedaks. Just. Ja siis riivime küüslaugu sinna peale. Nii, väike trikk veel, et kuidas, võib-olla olete näinud, et kuidas kokad, seda õli saiede ja asjade peale panevad, et pöial ette, hästi väike avavus ja sellised kiired edasi-tagasi liigutused. Kapsa ma siis maitsestasin nii, et panin soola, õli ja hakkisin küüslaugu. Küüslaugu veel nagu pressisin niimoodi laua peale noaga, muljusin ta natukene katki veidi, et tuleks seda mahla ja maitset rohkem välja ja määrisin kokku. Ja pärast ma selle kapsa kõik maha võtan sealt grillilt, siis maitsestame veel natukese valgeveini äädikaga, suhkruga ja ongi valmis. Vaata, ma tulen sellega. Riivimegi küüslauku siia peale. Võtsin täiesti tavalise küüslaugu küünne ja riivime küüslauku. Nice. Kuna sai on pealt krõbe, siis küüslauk jääb ideaalselt siia peale. Nii, aga ma arvan, et see kapsas on sealmaal. Lükkame pooleks. Või sulab ära siin peal. See kapsa vahele. Paneme veidike valgeviini äädikat, hapet talle juurde. Ja äädikaga on sama lugu nagu oli õigagi. Et näpp ette ja siis saab pritsida. Et muidu tuleb suure joana tuleb. Kuna ta on siin veel natukene soov. Lisame talle veel suhkut.
soola. Nonii, ma hakkan siis oma vardas kotlite tegema. Ja mina hakkan kala lõikama. Nii, mina sain Rimi värske kalaletist siis sellise makrellikala, ehk siis skumbria tõepoolest. Ja kuna Rimi toimetab tänaseks nii, näiteks oma kalavalikuga, et kõik oleks jätkusuutlik ja et nende valikus ei ole siis ühtegi nagu ohustatud ega sellist punase märgisega kala. Ja üritan siit sellised piklikud vorstikesed saada, et kenasti seal vardotsas siis püsiks. Et miks ma ennem selle toru valmis teen, siis ei jää õhk siia vahele. Et kui ma ümber siin oksa hakkaksin teda voolima, et siis ta kukub kergemini ära siit oksa küljest. Et see on väikene nipp. Nüüd tean. Niimoodi. Kalal siis ma lõikasin nii-öelda fileed või küljed maha ja selle skumbria ehk makrelli puhul on see hea, et tal ei ole võtta nagu selliseid suuri soomuseid, et võid täitsa kohe niimoodi otse panna grillile või pannile või kuidas iganes soovid teha. Ja kes soovib, võib ka siin keskelt täpselt selle selgroo koha pealt jookseb selline luuriba läbi. Kes soovib, võib nüüd välja võtta. Nüüd läheb kala grillile. Selle ka väga kaua ei lähe, kuna kuumus on praegu hea. Ja peale seda on toidud valmis. Nii, kala maitsest siin siis tegelikult jällegi ainult soolaga. Paneme siia peale või. See on paar tiiru musta pipart. Ja ega ta rohkem ei tahagi. Väike laimi mahlakene ka nii-öelda turgutab teda veidi. Nõnda, aga mõtlesin täna veel ühte ägedat asja katsetada või kasutada. Et vaata, kala on nii õrn nagu toode või asi, et läheb kiiresti põlema või nagu tahab ära kõrbida. Et seda siis vältida. Võtsime natukene kaselehti, oksi. Ma pritsin nad niiskeks, märjaks ja paneme kala siia peale. Ja natukene lehti peale ka. Ehk siis ta nagu mähib selle kala ära ja ei lase tal üle küpsida. Suitsusauna kala või? Jah, täpselt. Aga ma teen jogurti peale juba chopin ürdi käe ära ja siis me kohe saamegi ju sööma hakata ju. Täpselt nii. Vajadusel, kui me tahame, saame teda korra ümber keerata. Nõnda. Just. Alt ka veel niiskeks, et seda põlemist ja seda vähem juhtuks. Ja otse grillile. Sest ega siin selle kalaga ka väga kaua ei lähe. Ja ma ei taha teda liiga kaua küpsetada. Saunalõhn nagu tuleb. Nii, oota, kuidas me mõtlesime, et me paneme selle vardakotleti siia saiale. Paneme veel sellist kreeka jogurtit, ürte, natukene teravust ka ikkagi on ju. Tuleb meie see kotka ketšup. Selle kotka ketšupi jätame niimoodi igale ühele ise panemiseks äkki või? Ja mõte. Siis on... Mulle topelt. Näeb küll hea välja ju. On jah. Nõnda, võtame siit oksad ära pealt poolt. Ja kala sai täpselt nii palju, kui ma tahtsin. Mitte liiga üle. Täpselt siuke paras. Hea. No, saunalõhn on küljes. Tekib ka saiale. Yeah. Lisandeid saab siis kasutada nii liha kui kala juures, mis me oleme teinud. Kohe paneme siia kapsast ja siis tomatit chutnit. Rabarber teeb eriti suviseks selle asja. Täiega. Mis sa arvad? Täiega. Ja hea hapedus ka. Toidud oleme meie nüüd valmis saanud. Kui te soovite neid retsepte ise järgi proovida, katsetada, siis kõik need toorained on võimalik Rimi kodulehelt ühe klikiga ostukorvi lisada ja endale soetada. Eriti mugav. Väga lihtne. Laisa inimese meetod. Jah. Kujugramm saada. Aga mis siin ikka? Jääb meie poolt. Mõnuseid suve maitseid ja... Jaa, olge mõnusad, grillige palju ja ostke Rimist.